Tere tulemast kõigile. Kõlaritest kostuv sahin annab märku, et arutelu on alanud. Loodame, et midagi ei lenda ära siin selle arutelu jooksul. Tere tulemast kõigile. Arutlema teemal aktiivsed kogukonnad kui vaktsiin ääremaastumisele. Et kuidas siis toetada seda kogukonna elu? Minu nimi on Sigrid Solnik ja mina olen siin tänase arutelu moderaator. Kavas on kirjas, et siin peaks olema Helen Tammemäe, aga Helen jäi haigeks ja siis sain mina hüpata liikuvale reele, mille üle mul on kohutavalt hea meel, sest mul on selle teemaga isiklik puutumus. Ma kolisin 4 või oli see 5 aastat tagasi Järva-Jaani kõrvale. Nii et ma olen palju mõtisklenud teema üle kogukonnad maal ja uussisserändajad ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma saan küsida kõiki neid küsimusi, mille üle ma olen siis mõtisklenud seal maal elades. Aga peale minu on siin, kes ma küsin, on siin arutelus veel Aet Annist, kes on sotsiaalantropoloog, Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna ja Tallinna Ülikooli humanitaarinstituudi vanemteadur. Tere, Aet! Siis meil on siin Iivika Nõgel, kes on Eesti külaliikumine Kodukant juhatuse liige, külade ja kogukondade aktiveerija, suurte kogemustega kaasamise praktik ja maale elama programmi maale elama liikumise algataja. Tere, Iivika! Tere! Siis meil on Kertu Vuks, kes on Elva abivallavanem ja varem oli Elva arengu ja planeeringu osakonna juhataja ning haldusreformi koordinaator. Tere. Ja siis meil on Jan Teevet, Paide teatri lavastaja ja kunstiline juht. Tere! Ja selles mõttes on ka väga huvitav, et kui me räägime siin ääremaastumisest ja maakogukondadest, et siin on see filosoofiline küsimus, et kas Paide ja Elva on maakohad, mille üle ma kujutan ette, et on ka varem arutletud. Võt, aga selleks, et see arutelu niimoodi hooga käima lükata, on mul sellised avaküsimused kõikidele arutelus osalejatele ja ma hakkan Aet sinust pihta, et kui meil siin Eestis on selline üldlevinud narratiiv, et elu koondub Tallinnasse, natuke pudeneb ka Tartusse, aga ülejäänud Eesti vaesub ja ääremaastub ja valgub kõik tühjaks. Et kuidas seda väidet kommenteerid, et kas see on tõesti nii õudne? No statistika põhjal me näeme, et ääremaal on igal juhul suhteline absoluutne vaesus on vahel koguni 2 korda suurem kui näiteks Harjumaal. Aga kui seda mingit analoogiat otsida, siis võib-olla oleks hea mõtelda sellele, et kuidas Eesti paistab näiteks ülejäänud Euroopast või maailmast. Me tundume olevat osa Ida-Euroopast ja kõigil on eeldus, et me oleme sarnane kõigi teiste ülejäänud Ida-Euroopa riikidega. Me ise tahame näha ennast hoopis teistsugusena. Kui me nüüd siseneme vaikselt Eestisse, siis Eestis samamoodi, eks ole, see, mismoodi mingid kaugemad piirkonnad Eestist kaugemalt paistavad, võrreldes sellega, mis nad seestpoolt paistavad, on väga erinev. Ja ma arvan, et üks tragöödia ongi selles, et need probleemid, mis seal ääremaal on, nendes kohtades, kus ollakse edukad, täpselt nagu Eesti on mingis mõttes edukas olnud Ida-Euroopa pinnal, need ei paista välja. Ja nendes edukamates piirkondades tundub, et kõik on hästi. Näiteks võtame Setumaa, seal on mingi selline trumppäss, nagu Eestil oli kunagi tiigrihüppe ja muud sarnased nähtused. Ja seal tundub olevat kõik väga hästi ja tundub, et kõik need meetmed, mida näiteks on kasutatud nagu seto kultuuri alalhoidmine, mis on väga väärtuslik ja oluline. Aga ühtlasi selle tõttu, et seal on see trumppäss, jääb see, mis väga paljudele teistele inimestele on ikkagi probleemne ja keeruline ja üha keerulisemaks minev elu. See jääb nähtamatuks ja isegi nähtamatu maks, kui ta muidu oleks olnud. See oleks minu kommentaar selle kohta. Aitäh. Iivika, sinult ma küsin seda, et kuna sa oled selles teemas kaua ja täitsa üle pea sees olnud, et kas sa oskad tuua näite mõnest silmapaistvast kogukonnast, mis on mõnele piirkonnale või külale täiesti uue hingamise andnud? Selline positiivse näite, et kuidas tõesti on seda ääremaastumist vähendanud see kogukond. Mitu tundi mul aega on? No sul on see mingi 45 sekundit. Okay. Ei, no tegelikult neid on ikkagi päris palju, et külaliikumine iga 2 aasta tagant teeb aastaküla valimisi, siis on iga selle 2 aasta tagant 15 suurepärast kogukonda, mille kohta kõigi kohta kehtib see. Aga mina tunnen rohkem Lõuna-Eesti kogukondi ja seal
tean ka, olen tööd teinud paljude väga lahedate kogukondadega, osad neist on Setomaalt on ju seal Uusvada, kes arendab oma kultuuriküla, imeväike küla. Või Saatse enam kaugemat kohta ei saa olla. No mis Ääremaa seal, need asjad, mis seal toimuvad, ajavad suu lahti. Või Netsaja samamoodi Setomaalt. Ja minu üks uuem lemmik on Taheva külade piirkond, kus ei saa öelda, et neil on setude trumpes. Et nad on tõesti Läti piires, neid ei tuntud varem või ei tunta võib-olla praegugi, aga see, mis seal toimub, on suurepärane. Ja kui me ütleme nagu, et kas küla suudab piirkonda arendada, siis küla suudab piirkonda üles putitada siis, kui ta teeb koostööd teiste küladega. Et see üksi, sa saad enda külas seista, aga kui sa tahad kogu piirkonna arengut, siis peab olema midagi, mis seob neid külasid. Aitäh. Kertu. Sina oled siin natuke siuke KOV-i esindaja ka, on ju. Milline on sinu nägemus kogukonna ja KOV-i omavahelisest siuksest ideaalsest koostööst? Et mis sinu kogemusel toimib hästi ja kus need käärid tavaliselt tekivad? Ma arvan, et see ideaalne koostöö põhineb omavahelisel usaldusel ja sellel, et kohalik omavalitsus vaatab kogukonda kui partnerit ja seda ka vastupidi. Et see võiks olla üks tee võidule. Loomulikult selles teekonnas on mõned kivid ja kännud vahel ja võtmesõnaks on sealjuures kindlasti kompromiss. Et tihti need käärid tekivadki kompromissi võimetusest mõlemal poolel, mitte siis ainult KOV-i poolelt, vaid ka kogukonna poolelt. Et kogukond, ma arvan, et täna ikkagi üha rohkem mõistetakse, kuidas need protsessid käivad ja seda, et omavalitsus on ikkagi inimeste jaoks. Ma loodan vähemalt, et nii on kõikides omavalitsustes. Ja Jan, sinu küsimus on see, et Paide teater tegutseb alates 2018. aastast, eks ju. Ja siis te järsku tulite Paidesse, millega teil ju varem väga suurt seost ei olnud. Kuidas teid siin alguses vastu võeti ja kuidas on see suhtumine aja jooksul muutunud? Ehk siis mida see kogemus sulle on õpetanud kogukonda sulandumise kohta? Ja, tere. See 3 aastat, kui me siia tulime, siis õigupoolest kõige huvitavam oli ju see, et meie teatritee varasemalt põhimõtteliselt oli mitteeksisteeriv. See tähendab, et me tulime kohe pärast lavakunstikooli. Kui siia oleks tulnud inimesed, kui siia oleks tulnud Elmo Nüganen oma paari parema sõbraga, siis see ootushorisont või vähemalt teatrikeeles me räägime ootushorisondist, mis oleks loodud sel hetkel, kui öeldakse, et kas Elmo Nüganen või Vana Baskin tuleb Paidesse, oleks olnud ju totaalne. Inimesed teavad, mida oodata. Kui tuleb üks seltskond noori, tol hetkel noori mehi lavakunstikoolist, siis õigupoolest ma arvan, et meie jaoks kõige huvitavam osa oligi see, et tegelikult meie kohal kõrgus lihtsalt väga-väga palju küsimärke. Et me astusime tegelikult, ühtepidi me ise astusime tundmatusse, sellepärast et me kõik tõesti enne teatri loomist Paidesse olime siin käinud korra 2 või 3. Aga teistpidi ka me ise olime mingi suur tundmatu või küsimärk, mis siia saabus. Ja nüüd see küsimuse teine osa. Mulle tundub, et meie puhul üks hästi oluline osa on see, et me ei ole võtnud eesmärgiks kogukonda sulandumist. See sulandumise sõna lihtsalt ei ole päriselt see, mida me oleme taga ajanud. Pigem on meie jaoks praegu see positsioon, mis on 3 aastaga tekkinud või see olukord, kuhu me oleme 3 aastaga jõudnud, on hästi huvitav balanss sellise oma ja võõra vahel. Ja see mulle tundub just kunsti tegemiseks, teatri tegemiseks on see mingis mõttes pööraselt hea positsioon. Et ühtepidi, kui Paide inimene, ja ma loodan, et ma ei valeta, et kui Paide inimene räägib teise Paide inimesega, siis me oleme jätkuvalt need teatripoisid kusagilt mujalt. Aga kui Paide inimene räägib inimesega väljastpoolt Paidet, olgu siis kas või Türilt, siis me oleme meie teatripoisid või meie teater. Et ühesõnaga just nimelt see oma ja võõra vaheline seis on kohutavalt huvitav. Okei. Kui vaadata neid ka näiteks Eesti inimarengu aruande tulevikustsenaariumeid, näiteks aastast 2020, siis seal see üks stsenaarium on isemajandav Eesti, kus siis luuakse pilt riigist, mis on nagu uus kogukondlik, kus on uus kogukondlik eluviis, on ju, et seal on kaugtöö võimalused, suur osa eestlasi elab maal.
koostöine suhtlus valitsejate ja elanike vahel, noh, kõik on maru hästi, on ju. Et maal on nagu tore ja nunnu elada ja inimesed tahavad sinna minna. Ja siis minu jaoks siin on nagu huvitav see mõte sellest uuskogukonnast, on ju, et see eeldab, et linnast tuleb hulk inimesi, kes enne ei ole seal kohas elanud. Kui me nüüd siin stereotüüpe loome, siis kuidas teile tundub, et mille poolest erinevad maapiirkondade põliselanikud ja siuksed uusmaakad teineteisest, et kas seal on nagu võimalik, et kui sa lähed Coopi poodi, et kas sa saad nagu aru, kes on mitmendat põlve nagu kohalik ja kes on eelmine talv kolinud? Iivika. No kui mina lähen Coopi poodi, siis juba ma olen kohalik, et ma enam ei viitsi eriti korralikult riidesse panna ja huuli värvida ja nii edasi. Aga kui ega kõik need kohalikud on ju ka väga erinevad, samamoodi tulijad on väga erinevad, aga kui mingit mustrit otsides kõik on väga tinglik, siis muidugi mida mina olen tajunud, sest ma olen ka tulnud küll 21 aastat tagasi, aga ikkagi tulnud Tallinnast maale, siis kohalikel on rohkem hirme. Neil on selja taga mingisugused seosed ja neid on kerge mõjutada. Nii nende hinnanguid on kerge mõjutada ja tegelikult neid on ka reaalselt kerge mõjutada negatiivses mõttes, et mida sina siin räägid, vaata, kes su isa oli või millised su lapsed on või midagi sellist. Kui tulevad uued inimesed, nad võivad olla oluliselt julgemad. Neil ei ole neid köitvaid seoseid, mis panevad neid millegi üle hirmu tundma ja see on ka see põhjus, miks paljud uued tulijad algatavad uusi asju, sest neil on see vabadus, et nad tulevad uude keskkonda, nad saavad teha midagi ja nad ei karda kriitikat või isegi nendel tundub see koomiline, et keegi midagi arvab või mingi kuulujutt või mida iganes. Aga see loomulikult eeldab tugevamat isiksust ja siis koha peal on ka neid, kes ei karda ussi ega püssirohtu. Aga samal ajal osalt ongi probleem selles, et kuigi võib-olla nendel uutel tulijatel ei ole neid kohalikke niisugusi hirme ja muresid ja koormaid, on neil sageli ettekujutus nendest kohalikest, mis võib olla juba täpselt eelarvamus, mis võib olla värvitud mingisugustest ühiskonnas olemasolevatest negatiivsetest kuvanditest, mida ma arvan, et me osalt üritame siin ka natuke lammutada. Mis mulle võib-olla veel tundub, on just nimelt see erinevus ootustele, mis kogukonnale või sellele ühele paigale pannakse. Ideaal või unistus selle koha arengust võib üsna kardinaalselt erineda. See inimene, kes on nii-öelda siis see uusasunik või uustulnuk, tema arusaam linnulaulust, vaikusest ja tolmusest külatänavast, mitte alati, aga ühtepidi siin tõmmates laia pintsliga võib olla üsna romantiline ja tema arusaamatus sellest, et miks õigupoolest siin Paide näitel näiteks väike linn soovib endale kaubanduskeskust H&M-iga. Et see ühe inimese kogemus ja teise inimese kogemus, see mida kohalik elanik, siin eluaeg elanud inimene tegelikult soovib, ta soovib sedasama elukvaliteeti, eks ole. Ja tema näeb seda elukvaliteedi markereid kusagil mujal kui see, kes on siia vast tulnud metropolist, Tallinnast, Pärnust, kus tahes, eks ole. Jah, tõenäoliselt see metsa elama talusse koliv inimene tuligi sinna sellepärast, et see on nii teistmoodi kui linn ja ta ei oota, et oleks asfalttee seal ühel hetkel on ja või mingid sellised ootuseid. Ja ma olen ka Ivikaga täitsa nõus, et need inimesed, kes on uued kogukonnas, nad pigem ikkagi toovad sellist julgust ja värsket verd ja inspiratsiooni ka nendele teistele ja enamasti neil on isegi võimalus olla üle nendest kohalikest endistest võib-olla kogukonna liidritest, kes võib-olla mingil hetkel vajavadki seda väljastpoolt tulevat inspiratsiooni juurde, et kõik koos edasi minna. Ja eks see annab siin ka just see väljastpoolt tulija pilk, eks see annab ka kinnitust, et tegelikult siin on asju, mis juba on hästi. No see on seesama asi, et ega me ju ise ei märka seda head, kui keegi meile ütleb, et kuule, te teete jumala ägedat asja, siis mõtled, ma ei tea, et mul tavaline ju, et ei olegi midagi erilist. Aga kui hästi seda inspiratsiooni nagu vastu võetaks või selles mõttes, et näed, tuleb üks hull linnas, tahab siin ise oma porgandeid kasvatada ja öelda, et ma ei tohi maasturiga sõita ja siis tuleb mingite ideedega, et kas see kas see ei ole üks potentsiaalne konfliktiallikas, et ilmselt sõltub see sellest, kuidas ta seda esitab, missuguse lähenemisega ta inimeste juurde tuleb selle ideega, kui ta eeldab, et kohalikud on suutelised pakkuma talle ka juurde midagi või võtab selle kohaliku idee kenasti vastu, mitte ei põlasta, mitte ei rõhuta oma maasturi väärtuslikkust ja teiste 20 aastat vana auto väärtusetust, vaid annab endale aru, et see tegelikult ei loe siin või ongi parem, kui sellised asjad tulevikus enam ei loe.
siis ma arvan, et ta võetakse kenasti vastu ja vastupidi. Aga loomulikult, ega ma ei taha sellega ütelda, et kohalikel on tingimata mingid meie jaoks ideaalsed väärtused, nagu just juttu oli, võib-olla see mingisugune niisugune väärtus, mille kahanemist me tahaksime näha, eriti niimoodi tuleviku tuulte ja tormide käes, mis ilmselt nõuavad meilt mingisuguste väärtuste ümbermõtlemist ja koha peal võib see olla juba mingil kujul olemas olnud kogu aeg. Mingi selline optimaalne elu, mida me nimetame põlastavalt vaesuseks. Minagi alustasin vaesusest kui millestki, mis näitab seda, et kohalik elu ei ole nii roosiline kui mujal, aga et seal peitub ka tegelikult potentsiaal, kui me mõtleme teistmoodi materiaalsetest väärtustest kui varem. Koha peal võib see juba olemas olla. Küsimus on ehk ka selles, et kuidas anda aega sellele huvile tekkida, et seda huvi mitte peale suruda. Ma lihtsalt toon ühe näite oma valdkonnast, ehk mul on üks hea tuttav, kes on pärit Lääne-Belgiast, Flandria läänepoolsest osast, külast, kus elab circa 40 inimest. Tema enda isa kasvatab tuvisid ja lennutab neid. Aga see hea tuttav ise on kaasaegne kunstnik. Ja ühel hetkel hakkas ta selles oma külas korraldama kaasaegse kunstifestivali, mille raames üle aasta 3 nädalaks majutatakse kõikidesse selle küla perekondadesse üks kaasaegne kunstnik. Nende perekondade ülesanne ei ole justkui miski muu, kui pakkuda talle peavarju. Aga siis need samad kunstnikud loovad 3 nädala jooksul sinna külla ühe installatsiooni, performance'i, skulptuuri, mille tahes. Ja tema kogemus või just nimelt selle festivali kogemus on see, et ühel hetkel see farmerist pereisa hakkab tundma huvi selle suhtes, et miks tema maisipõllu äärde kerkib roosa peenis ja kas ta saab tegelikult sellele kaasa aidata. Andke andeks markantne näide, aga see näide on reaalne. Ja selles protsessis osalemine algul just nimelt see, et mu kohustused on väga väikesed. Ma saangi aidata kõige primaarsemate asjadega, toidu ja peavarjuga. Aga see huvi ja see kontakt, mis seal saab tekkida, see kahe justkui keele konteksti kokkusaamine, sellest võib sündida midagi väga-väga huvitavat. Ja nüüd pärast 6 aastat see küla ootab järjest hullemaid kunstnikke ja põhimõtteliselt need perekonnad võistlevad selle nimel, et kes saab kõige hullemate toidu erisuste ja kreisimate ideedega inimese endale. Aga ikkagi tulles, kui sul on soov kogukonnaga üldse suhestuda hästi läbi saada, kui see soov on, sest kõigil ei ole ja mõned tahavad ka ennast ära peita, siis jälgi ka aasta-paar, kuidas seal ollakse, kes seal elavad ja kuidas nad mõtlevad, enne kui sa hakkad nagu suuri asju tegema. See on nagu mõistlik. Ma jätan selle mõtte meelde ja tulen selle juurde tagasi, aga ma enne tahtsin küsida, et üks laiema küsimus, et me rääkisime siin uutest ja vanadest ja siis minu küsimus on, et aga millal sa siis saad omaks? Et mina olen ka Tartu Ülikoolis õppinud etnoloogiat, kus oli siis selline aine nagu Eesti rahvakultuur, kus muuhulgas mul on meelde jäänud väide või isegi fakt, et vanasti inimesed ei abiellunud väga oma kihelkonnast välja. Aga juhul, kui abielluti, siis naine kuni surmani kandis oma kodukihelkonna rahvariideid, kirstu ka läks nendega. Et ta ei saanud oma selle uue kihelkonna seelikut enam või ei saanud seda selga panna. Kuidas teile tundub, et millal sa siis oled oma või mis siis teeb omaks? See on nagu, et keegi teine ei saagi vastata. Sina pead vastama ilmselt. No tegelikult minul on ka see küsimus olnud, et aega, et keegi ütleb, et ma olen võõras võib-olla oma või. Ja siis ma mõtlen, mis tähtsus sellel on, kas keegi mõtleb, ma olen oma, et ma olen oma ju siis, kui mul on inimesi, kes on minu omad ja kes peavad mind omaks. Et see, kui palju nii mõtlevad, sellel ei ole ühelt poolt tähtsust. Teiselt poolt, ma olen 21 aastat elanud seal ja nii palju tulnud inimesi, kes ei tea, et ma olen tulnud, kes arvavadki, ma olen alati seal olnud, nii et see on üsna suhteline ja minu jaoks ei oma mitte mingit tähtsust, kas ma olen oma või mitte. Ma olen iseennast omaks võtnud, ma olen kogukonna omaks võtnud, mind on osa inimesi omaks võtnud, piisab, rohkem pole vaja. Ja ilmselt on alati kuni lõpuni on inimesi, kes arvavad, et kui sul ei ole 4 põlve vanavanemaid kalmistule maetud sinna, et siis see ikka ole võõras. Mul on 80-ndatest naabrinaine, kes oli noore nõiuna sinna tulnud ja tema arvab, et ta ei ole kohalik.
aga kas ei ole pigem nii, et see oma ja võõra piir äkki tõmmatakse mingite muude nähtuste tõttu või nende kaudu, et no seesama näiteks Setomaa, jälle rõhutan väga, et mulle meeldib, et setosid on toetatud, teisest küljest nende Setomaa erinevate rahastusskeemidega on loodud eristus setode ja mittesetode vahel, nende vahel, kes on setod ja kes ei ole väga huvitatud setokultuuriga tegelemisest, kelle elu on kusagil mujal ja no see oleks umbes nagu Tallinnas nõuda, et kõik tallinlased peavad tahtma kuulata keskaegset muusikat ja kõndima ringi keskaegsetes riietes, et samamoodi mitte kõik Setomaal ei pea tahtma olla huvitatud setokultuurist, aga et kui toetatakse teadlikult ja selline üldine huvi ja entusiasm läheb nagu ainult ühte osasse kogukonnast, siis tekib see piir ja siis on omad ja on mitte omad ja need, kes siis tunnevad, et see on ilmaasjata või võib-olla lihtsalt liiga palju raha saanud, suhtuvad sellesse kui setotamisse natuke põlastaval viisil seda nähes. Ma ei oska midagi rohkem öelda. Ei peagi, ma arvan, et see oli... Aga aga millised nagu teie, Jan näiteks sina on ju, et ilmselt oled ka elu lõpuni need teatripoisid, kes tulid. Aga kuidas sulle tundub, et millised need sisenemispunktid on kogukonda? Et mulle tundub, et kui lapse saad ja lasteaeda paned, et see on siuke hea kindel viis on ju seal kohalikus kogukonnas mingeid nagu suhteid luua. Aga näiteks siin Paide näitel, et me oleme ju selles mõttes üsna jabur näide ja ei allu mingis mõttes ühelegi klassikalisele diskursusele ehk sellepärast, et meie ei tulnud siia peredega elama, vaid meie tulime siia ikkagi töötama ja meie jaoks kogu see Paides, et see otsus sai üsna kähku tehtud, et sellise teatri tegemine, nagu meie meelest 21. sajandil väikelinnas kogukonnas on vajalik, ei ole võimalik nii, et me sõidame igal hommikul Tallinnas siia. Aga me tulime grupiga. Ja see, just nimelt seesama teatripoisid, selles on mingi väga kindel grupi määratlus. Paide muusika- ja teatrimaja asub Selveri kõrval. See tähendab, et see, et me käime 3 korda päevas Selveris, tekitab meist nagu esimese pildi. Et ühtepidi just nimelt see grupiga tuleku erinevus on nähtavasti siin, et mingis mõttes see paneb ka selle piiri, et meid nähakse jätkuvalt selle grupina, mis on kogukonna sees. Aga teistpidi need võimalused selle kogukonnaga suhestumiseks mulle ikkagi tundub, et ühtepidi ongi seal vaja aega ja see kolmas aasta siin just mingis mõttes on avanud mingeid täiesti uusi uksi. Ja teistpidi ka üks meie viimaseid projekte, me tegime ühe lavastuse, mille pealkiri oli Paide sümfoonia, kus oli laval 15 Paide inimest vanuses 17 kuni 87. Ja selle lavastuse loomiseks me tegime nende inimestega intervjuusid ja lõpuks me asetasime need inimesed sinna kaasaegse etenduskunsti konteksti ja nad tõesti tegid selle 1,5-tunnise lavastuse ära ja mängivad seda veel. Aga see võimalus kuulda nende inimeste lugusid ja saada osa selle geograafilise punkti ajalisest teljest ja saada sellest osa mingite väga isiklike kogemustega, mitte linnagiidi jutust. Selles on midagi kohutavalt olulist. Et just jõuda selleni, et sul on kellegi isiklikud mälestused, mille pealt sa saad seda linna vaadata kuidagi teisiti. Ja mulle ikkagi tundub, et üks hästi oluline moment on see, et millal esimene kohalik sulle oma kodu ukse avab. Et mis hetkeni saad sina esitada küllakutseid, olgu teatrisse või kohvikusse või kuhu tahes, eks ole, et meil just on ju see etendusele kutsumise perspektiiv. Aga teistpidi, et mis hetkel hakkavad need uksed avanema ja mis seal selgub. Ja meil tuleb tunnistada nüüd kuskil 2,5 aasta pealt hakkasid need uksed avanema. Mul on... Kertu, sul üks Elva spetsiifiline või natuke siuke suvituspiirkonna spetsiifiline küsimus, et kui muidu on nagu see, et on uued ja vanad ja siis seal on ju veel need suvitajad ka, kes on seal kuskil vahepeal ja hägustavad seda vett. Mujal on ka rohkem kui uued ja vanad, aga ikkagi. Et kas seal on selle kogukonna loomise juures mingid nagu erisused või mingid asjad, mis sulle tundub pigem sellise profiiliga kogukondi iseloomustavad?
ma võib-olla kõigepealt selgituseks ütlen, et meie vaatame Elvat mitte ainult Elva linnana, vaid Elva vallana, kus on palju erinevaid kogukondi ja selle kuurorti kogukonna viide, ma saan aru, viitab rohkem siis sellele linnalisele asustusosale. Et jah, ma arvan, et seal on ikkagi see teema jätkuvalt sees, et need on need inimesed, kes on suviti, aga tegelikult on rõõm, et üha rohkem inimesi tuleb ikkagi püsivalt juba Elvasse, et seal ei ole sellist võib-olla nagu Pärnus on või Haapsalus on, et linn läheb talveks tühjaks, et sellist mõõdet sellel kuurortil enam tänasel päeval ei ole. Et see on ajas muutunud. Aga no loomulikult meil on Võrtsjärve ääres, eks ju, suvituspiirkonnad, kus siis samuti ju inimesed tõesti ongi suvel või nädalavahetusteti, aga ka seal mulle tundub, et üha rohkem inimesed tahavad tulla maale. Ma ei tea, kas on selle koroona selline järelmõju või mitte, aga me just siin vaatasime hiljuti andmeid rahvastikus ja linn, Elva linn versus siis meie maalised piirkonnad, kõik kogu ülejäänu ja rõõm oli tõdeda, et kuigi linnasse rahvas on nagu pigem vähenemas, siis maal on rahvast juurde tulemas. Nii et sellised trendid. Kas see on koroona puhul, mina olen aru saanud, et koroona eelmisel suvel osteti ära umbes kõik kuudid, millel on katus peal, sest kõik inimesed tahtsid nagu maale kolida, et kas see on ainult niisugune nagu tunnetus või tegelikult ka see koroona aitas maaelu nagu hoogustumisele kaasa või kuidagi? No jah, et see statistika on üks tänamatu asi, sest sa tegelikult ei saa teada seda, sest küsimus on, kuhu sa sisse kirjutatud oled. Aga praegu ma näiteks teen Otepää vallas, teen külade seas küsitlust ja üks küsitluse punkt kõigile küla eestvedajatele oli, kas teie külasse on uus elanike tulnud. Ja ühe puhul ma nägin, et ütles, et ei ole. Ja konkreetne näite on see, et üks lasteaiarühm on avatud juurde. Järelikult on tulnud, et võib juhtuda, et osa liigub hiljem tagasi, aga see on ka loomulik. Selle koha pealt ma alati mõtlen, et on üks seltskond tulijaid, kelle puhul võiks hakata punane lambike kohe põlema, on see, kes on liiga vaimustunud maaelust. Et kui nad ainult sellest räägivad, kui lahe see on, siis aasta pärast juhtub midagi, sest nad on läinud. Et sinna ikka sobivad inimesed, kes on kahe jalaga maa peal kuskil. Et neil on mingi illusioon sellest maaelust. Sest räägid, kui tore seal on ja siis tuleb esimene tagasi läheb, kes tuleb teine ja siis on nad läinud. Aga kas see ka ei ole nii, et meil väga sageli räägitakse nendest edulugudest, et kui mõnus on siin Setumaal 5 tunni kaugusel ülejäänud tsivilisatsioonist, aga vähem nagu nendest, kes lähevadki linna tagasi, sest nad ei saa mingil põhjusel hakkama. Ja võiks rääkida küll, aga väga paljud, kes linna tagasi lähevad, ütlevad, et see oli ikkagi väga lahe kogemus, et nad tahaksid ikkagi ühel päeval tagasi tulla, et lihtsalt asjad ei klappinud. Me oleme otsinud neid negatiivsete lugude rääkijaid samasuguste paneelide jaoks. No ikka väga raske on leida. Aga ma usun, et on gruppe, kellel on raske ja pigem on need, kes on kohalikud ja kes on jäänud hammasrataste vahele ja kes kunagi ei tule ka välja rääkima. Ja seetõttu see muudab neid nähtavaks, aga need, kes tulevad, nende seast on üsna raske leida neid, kes räägiks tõeliselt negatiivset lugu. Et see on see seltskond, kes on maal sellepärast, et nad sunnitud seal olema, et neil ei ole võimalik mujale. Ja neil ei ole valikuid. Neil ei ole valikuid, jah. Ja nende hulgas on päris palju kohalikke, kellele oleks hea tegelikult anda toetust, et nad saaksid maalt lahkuda. Et võib-olla mingid, see on selline valituse puud. Jah, et saaks lahkuda, et majad jäävad. Sest praegu ju enam ei leita kohti, kuhu minna. Et see on üks suur probleem. Aga et see hääle puudumise teema on hästi oluline. Et tõesti, et sellised lood ei tule välja. Inimestel on, see tundub neile olevat nagu nende enda häbi, kui nad ei ole hakkama saanud täpselt samamoodi nagu kuskil kaugemal, näiteks välismaale läinud, kes tulevad tagasi, tunnevad, et tagasi tulemine võib olla kuidagi negatiivse sellise imagoga ja selle tõttu nad ei taha oma kogemust tingimata jagada. Ja selles mõttes on hästi vahva see, mida te teatriga teete, et te otsite inimesi nagu ise ka ülesse ja püüate neid veenda, et nad oma häälega julgeksid nagu lavale astuda ja toetate neid selles. Ma jäin teie juttu kuulates mõtlema selle peale, et kas sinna, kui sa tuled tagasi sinna maakogukonda, et mulle vahel tundub, et maakogukond on oluliselt karmim kui linnas, et sa saad linnas olla anonüümne, sa lähed oma majja või korterisse ja sa ei pea teadma, kes on su naabrid, aga seal väikeses külas ju kõik räägivad ja kõik teavad kõike, et see on veel eraldi teema, mis on võib-olla selline mitte kõigi jaoks sobiv maaelu külg. Jah.
kindlasti. Ja tegelikult see tähendab ka osalt seda, et väga raske on maakogukonnast tulnuna astuda aktiivse inimese positsioonile. See koorem, millega inimesed elavad, see ei ole ainult see, mille järgi neid tuntakse ära kaupluses, vaid see on ka see, mille tõttu neil tekivad raskused, kui nad tahavad asuda kogukonna eesotsa. Et mis sina nüüd nagu mõtle oma taustale, mõtle oma mehele, isegi ei pruugi olla, et mis su ema ja isa olid, aga et mis su abikaasa on, isegi endine mees olla. Seal olla tähed tegelikult. See on võib-olla ka väga keeruline. Maale liikumist muidu on ka päris palju. Aga et seda võib-olla isegi peaks olema miski, mida nagu julgustada või millele tähelepanu pöörata ja mida pakkuda välja kui võimalust, sest teine kogukond saab ka tegelikult, Eesti on ikka väike koht, on ju. Keegi niikuinii kedagi tunneb, et selles mõttes on see päris keeruline otsus, aga miks ka mitte, kui keegi on väga. Aga kui ma nüüd jätan korraks oma selle teatri positsiooni kõrvale, siis see koht, kus ma päriselt ise pärit olen, on Orissaare, mis on Saaremaa idaosas. Ja seal on viimastel aastatel ehk viimase 5 aasta jooksul umbes tekkinud mingi päris huvitav fenomen, et seoses ühe festivali loomisega, mille nimi on Island Sound, on sinna naasnud üks päris suur hulk kohalikke noori, minust paar aastat vanemad, circa sellised 30ndate alguses, ja on väga aktiivne kutse just nimelt nende samade noorte poolt ja see ongi hakanud klassikomplektide kaupa, mitte tervikkomplektide kaupa, aga siiski just nimelt see kohalikku ellu naasmine ja selle kohalikku elu ka selgelt on see kutse kohe, et tule ja muudame, tule ja arendame. Ja see on hakanud toimima, arusaadavalt on ka seal mingeid vastuolusid 5000 pealise külastatavusega muusikafestival ei ole selgelt kõigile mokkamööda, aga sellest hoolimata, sellest on läinud päris huvitavad asjad liikuma. Okay. See mõte, et tule ja muudame, see natuke seostub, ma olen ise päris palju mõelnud, et me siin ka kuidagi toimetame selle eeldusega, et seda kogukonda on vaja, et see muudab, see loob mingit kvaliteeti, mingit väärtust. Ja siis võib-olla see on nagu küüniline küsimus, aga miks peaks see uus tulija tahtma nagu mingit kogukonna värki ajada või kuidagi, et miks tal on vaja olla osa kogukonnast, eriti väga sageli on ju elu see, et tema sõbrad ja sugulased on kuskil mujal üle Eesti, on ju. Ta ei tööta koha peal, ta töö viib teda kuhugi tõmbekeskusesse kaugemal. Et tema identiteedi on ju moodustavad võib-olla mingid muud asjad, et kas see on ka okei, kui ma ei taha olla osa kogukonnast? Absoluutse kogukonna arendamise üks põhiline klausel on, et sa ei saa süüdistada inimesi selles, kui nad ei soovi osaleda. Muidu sa põhimõtteliselt kaotad oma liidri rolli väga kiiresti. Aga uued tulid esiteks, nad ei peagi tõesti, et kui paljud ju tulevad selleks saada rahu ja vaikust ja tegelikult natukene isoleeruda. Aga üks põhjus, miks nad hakkavad suhtlema kohalikega, et on tõesti nii, et nende sõbrad on kuskil mujal, on ju. Aga üks põhjus suhelda on see, et nad vajavad kohalikku infot. Nad vajavad lihtsalt seda, kuidas ühte, teist, kolmandat asja ajada, kust ühte või teist, kolmandat spetsialisti või töömees saada või ühte, teist, kolmandat teenust saada. Ja see on üks asi, mille pärast ma olen kunagi katsetanud Võrumaal uusmaakate klubi tegemist ja seal oli tõesti väga selline, et tuledki kokku ja sa saad teada, et sinu suguseid on seal ja saad hästi palju infot, on ju. Et ma lihtsalt olen laisk olnud, aga ma tegelikult usun sellesse, et tegelikult võiks neid rohkem teha, et kutsuda kokku ja pakkuda neile siis ka seda infot, mis organisatsioonid, mis teenused on ja peale selle nemad saad omavahel suhelda, neil on kõigil üks lugu natuke ja see oleks päris hea siuke kaasamise nõks. Ja ma arvan, et alguses piisab ju ka sellest, et ma ei tea, sul Ivika Vidrikel tulebki, keegi räägib sulle oma asjast ja see ongi juba tegelikult osaks kogukonnas olemisest, et see info on vahetatud ja sa juba oled selle inimesega suhtluse loonud. Et... Viimase uuselanikuga sain tuttavaks meie purjede peal, et kus ujumispurje oli, hakkasime rääkima, selgus, et ta hakkab ehitama meie küllamaja. Ja nüüd ta on igati aktiivne ja lööb kaasa ja kui tal oli midagi vaja, siis helistab mulle, küsib ja täiesti niiviisi lambist, et ja kõik on selles kinni, kui avatud on ju ühelt ja teiselt poolt inimesel. No ma arvan, et tegelikult igapäevaselt ja üksikisiku tasandil ei pruugigi olla see üldse midagi olulist. See võibki olla midagi, mis ma saan ilusti hakkama. Minu maastur viib mu linna poodi ja mul ei ole isegi kohalikku poodi vaja.
mõelgem sellele palju kohu tekitanud Tarvi Pilvre artiklile, milles ta väljendas mõtet, et selliseid poodi pole üldse vaja ja seal käivad ainult mingid sellised pooletoobised. No see oli küll selline poolirooniline artikkel. Aga et miks on, kui seda natuke mingile kõrgemale tasandile või sellisele ühiskonna tasandile minna, et miks on vaja kaasamist, miks on vaja olla selline ühiskond, kus erinevad osapooled on, kõik tunnevad, et nad sellesse kuuluvad, on see, et kui sa osa inimesi kõrvale jätad, siis need, kes on kõrvale jäetud või tunnevad ennast kehvasti nendes olukordades, mingil hetkel hakkavad vastu töötama. Setomaal oli huvitav see kogemus, et need, kes siis nagu ei tundnud ennast osana sellest edukast setokultuurist, tõmbasid ikkagi tugevalt pidurit, kui hakati tegema Setomaa valda. Ja need protsendid, mis siis ei pooldanud, need käid küll lõpuks mitte väikseks, aga ebapiisavaks, et sellele nagu päris nagu joon peale tõmmata, aga igal juhul selle perioodi jooksul oli väga palju pahameelt, oli väga palju sellist paksu verd ja igal juhul oli ikkagi 30% elanikkonnast leiab, et midagi on selles probleemset teie sellises ühises toredas vallas, siis tuleks ikkagi mõtelda, et kuidas sellele 30% ka pakkuda viisi, kuidas nad tunneksid mingit osadust. Ja see võib-olla oli nagu väike ja kohalik näide, aga ka riigi tasandil, ühiskonna tasandil inimesed, keda sa ei seo, ei ole sinuga koos seda riiki arendamas või seda ühiskonda nagu. Seda võib laiendada terve maailma peale tegelikult. Täiesti. See on igal pool kehtib. Just nii, kas või seda, kui me praegu vaatame globaalselt piirkondi, mis sudivad nagu oma soodu ja ei ürita koos teistega tegutseda mingite ühiste probleemide nimel või ei saa seda teha, sest et nad on liigses vaesuses jälle globaalsetel põhjustel ja mingite teiste piirkondade põhjustel, siis on täpselt sama nähtus täpselt. Okei. Ma tegelikult kõigepealt küsin publiku käest, kas teil kuulajatel on mingid kommentaare või mõtteid siin tekkinud vahepeal, enne kui me lähme edasi? Üks. Kas kogukonnale uue asja tegemise idee peab andma kohalik või võib olla see ka võõras? Võib-olla kohalik, võib-olla võõras, võib-olla isegi võõra nagu idee. Võõral on kergem seda teha kui omal. Et täiesti uuenduslikku ideed anda. Küsimus on, kuidas seda teeb, et kas ta müüb oma ideed nagu sellised poolvägisi, üritab ikka nagu argumenteerida, see on hea idee, või ta kuulab, et kuidas see haakub kohalike mõtetega. Et seal on küsimus, kuidas seda teha. Muidu ma isegi arvan, et väljastpoolt tunnul on mingis mõttes lihtsam. Või siis kohalikul, kes on ära käinud, on lihtsam tulla uue ideega lagedale, et kuidas ma siis üks päev hakkan kõike teistmoodi tegema. Isegi mina ei tee seda, et ma teen midagi väga uut oma kogukonnas, tavaliselt mujal. No meil on näiteks hea näide just see, et kus ei loe, kas sa oled kohalik või mitte, kaasav eelarve. Igaüks saab ideele ettepaneku ju esitada ja loomulikult on oluline, et kuidas sa selle maha müüd ja teine asi on, et kas see tegelikult on asi, mis kogukonda kõnetab. Ja kaasavas eelarves sa saad väga selgelt selle teadagi sellega, et kas inimesed hääletavad selle poolt või mitte. Et ma arvan, et siin ei ole vahet. Head ideed on alati oodatud ja kui see juhuslikult nagu kedagi otseselt ei riiva. Et ma arvan, et see on väga äge. Head ideed, aga valest suust võivad teinekord jääda muidugi kõrvale. Selle tõttu, et selle ühiskonnal kogukonnal on probleem ja selles mõttes tuleb kavalus, et lase oma idee öelda kellelgi teisel. Just täpselt, et leida see, olla see kael ja leida see pea, kes selle siis oma suu kaudu välja ütleb. Nii et ma arvan, et seal on nagu kavalust vaja. Ja samas, eks seal on ju kõigi nende uute ideedega, et need idee vastuvõtukoodid võivad kohutavalt erinevad olla. Seal võib minna väga kaua aega selleks, et murduks kood, et tee, küll me vaatame, mis välja tuleb või et kui õnnestub, siis küll me liitume. Nii läheb pekki vaata. Absoluutselt. Just nimelt, et nagu see mingi ühesõnaga ühiskond, eks ole, liigub meil nagu ja muutub aina kiiremaks, aga selles mõttes paratamatult mingite ideede tõestamiseks läheb aega. Just nimelt selleks, et ega ma enne ei lähe nii kui nii kaob kohe ära. Just, et selleks, et sellest välja murda, tulebki aega anda asjale. Ja vaata kindlasti on ju selliseid ideesid ka, mis täna võib-olla ei olegi kogukond selleks valmis. Aga 2 aasta pärast see kunagi täiesti hull idee. On sul mõni näide?
mul ei ole sulle hetkel sellist realiseerunud näidet, aga ma mäletan, meil on olnud kunagi üks samuti kaasava eelarve praktikast oli selline idee, et kui me muidu iga piirkond esitab nagu oma idee, siis ühel piirkonnal tuli idee, et miks mitte nagu teha üle valla kõikidesse bussipeatustesse selline ma ei tea, sihuke välijõusaali miniversioon, et inimesed ei peaks niisama passima, vaid teed väikse trenni. Samal ajal sellest loodud energia tekitab sellesse päikesepaneeli, mis valgustab bussipeatust siis valgusõhtuks ja siis algus oli mingi, mis mõttes nagu, et see ei olegi nagu meie kogukonnale, kogu vallale või? Okei. Mis mõttes siuke idee bussipeatus? Ei, seda ei saa ju, Maanteeamet on kindlasti vastu ja kõik on hästi vastu. Ja tegelikult see idee on läinud selles mõttes elama, et ka see ei saanud küll toona rahastust, aga siiamaani sellest räägitakse ja ma olen täiesti kindel, et see ühel hetkel tehakse ära. Et mõned sellised hullud asjad võivad mõnikord aktiveeruda, aga see ongi see, et sa pead selle välja ütlema, kui sa mõtled seda kodus oma peas, mõtled, miks midagi ei muutu, miks keegi sihukest asja ei tee, siis go for it, ütle välja vähemalt. Ma mõtlen seda ehk veel, et kui see idee on esitatud võõra poolt, et siis üks asi, mida oleks vaja, on saadikud. Justkui oleks vaja kogukonnast seest inimesi, kes ehk ei ole küll idee algatajad, aga kes on valmis seda ideed seletama, toetama kogukonnas. Meile teatriga kohutavalt meeldib see +1 moment, et kui me oleme suutnud enda ümber koguda mingi kogukonna, moodustada mingi kogukonna, siis õigupoolest kõigil neil inimestel on võimalik kaasa võtta taaskord see +1 või seletada järgmisele, inspireerida järgmist. Et just nimelt see inspireerimise moment ja mingil hetkel on võõral raske inspireerida, tal on vaja liiga kõrge lävi ületada. Et selles mõttes, Paide teatri idee ju sai välja öeldud siinsamas Arvamusfestivalil vähem kui 10 aastat tagasi ja tol hetkel mingile osale inimestest ta mõjub jätkuvalt jaburana. Ja ütleme ausalt, olekski võinud ehk kõnniteid parandada, aga mingi osa inimeste arvates, aga just nimelt see, et see idee sai kohe kohalikud saadikud ja et need kohalikud saadikud tegelikult enne kui meie siia jõudsime, enne kui meile see ettepanek isegi tehti, olid juba hakanud selle ideega tööle, siis see teeb selle pinna palju pehmemaks, kuhu maanduda. Aga kõige parem ja mõjusam idee on see, mis on sündid nii, et keegi enam ei mäletagi, kes oli selle idee autor, sest see sündis nagu selles hetkes koos. Üks ütles ühe sõna, teise ja siis ta sündis koosloo. No see on koosloome, väga moodne sõna. Aga see eeldab muidugi seda, et keegi on loonud mingi ruumi, kus see koosloome saab tekkida, on ju. Just, ja see keegi võib olla grupp, mitte üksikisik, et mind nagu natuke häirib, et arvatakse, et kõik on üksikisiku. Üksikisi on väga haavatav, üks päev on järgmine päev on mujal. Et tegelikult peaks ikkagi olema mingisugune selline nagu kollektiivsem juhtimine sellel asjal, et oleks jätkusuutlik. Jah, et kes on liider, on ka võimeline tagasi astuma ja laskma teistel esile pääseda, et see ei pruugi väga kergelt tulla paljudele, kes on liidri kalduvustega. Või mis on ju väikeste kogukondade probleem tihti on just nimelt see asendamatute liidrite tekkimine, et ühe inimese, et kogu see kogukondlik struktuur tegelikult jookseb mingil hetkel sellesse ühte inimesse kokku ja kui see üks inimene mis tahes põhjusel kaob või lahkub, siis tegelikult see struktuur variseb põrmu. Või lihtsalt väsib, sest kõik on tema õlul. Okei, kas seal oli enne veel üks, siin on üks käsi. Siin on ja siis oled sina. Nii, tere. Küsimus on selline, et te räägite hästi palju kogukonnast ainsuses. Et kas põhimõtteliselt, mis on see nagu siuke ideaalvaade, kas põhimõtteliselt, kui me räägime ühest territoriaalsest üksust, näiteks küla, kas me võiks rääkida kogukondadest, et me ei pea ilmtingimata tekitama seal ühte kogukonda vaid see on okei, kui meil on mitu kogukonda ühes kohas. See on ideaalne, kui meil, sa mõtled suisa ühes külas, ka see on okei, et see sõltub selle üksuse suurusest. Et kui on ikkagi natuke suurem, on paratamatult erinevad kogukonnad, kui on juba mingi 500 inimese nagu alevik või küla, siis juba ongi eakate kogukond ja mingi kultuuri inimeste kogukond ja nii edasi, aga kui on kõige ideaalsem on, et kui piirkonnas on kogukondi palju ja nad omavahel hakkavad muutuma
nagu metakogukonnaks, nagu näiteks omavalitsuse piirides. Aga see ei saa juhtuda 1 või 2 tähtkogukonna baasil. Ja mulle meeldivad need variandid, kus külad hakkavad koos siis otsima dialoogi vallaga, mitte nii, et mina saan ikka oma tee kätte, sest vallavanem suhtub musse hästi, mis on ka tõene. Mina sain oma mustkattega tee kätte, sest vallavanem suhtub meie külas hästi. Aga et tegelikult, et meie mõte on teha kõik selleks, et ka teised külad saaksid edeneda, sest siis on ikkagi pinnas nagu tugevam muutusteks. Aga ma mõtlen, et isegi tegelikult ju ühe küla sees see mõte, et meil on üks kogukond, et see on ikkagi nagu utoopiline, mingisugune natuke utoopiline pilt. Ma mäletan, me kunagi tegime välitöid Ruhnu saarel, kus talvel elab mingi 35 inimest, võib-olla 50 inimest. Neil seal küll ühte kogukonda ei olnud, et selles suhtes. No aga on sõpruskonnad, on perekonnad, kes käivad rohkem läbi ja nii edasi, aga üks 100 inimese küla, seal on küll üks kogukond võimalik ja see võib laieneda veel külapiiridest laiali. No siin on ilmselt ju see ka, et tegelikult on teemasid, mis neid kogukondasid veel ju nagu väikesemateks tükkideks võib-olla tõmbab, et ongi mingi, ma ei tea, konkreetne kriis või asi, mille üle siis tekib pooldajad ja vastased, eks ju. Aga meil on ka näiteid küladest, kus tegelikult ühel hetkel tekkis juurde nagu paralleelne külaselts, kes kõik nimetavad ennast külaseltsteks, siis öeldakse, kes see päris külaselts teil siis nüüd on. Et need on siuksed põnevad olukorrad. Ma ei näe nagu mingit probleemi, et tegelikult on palju kogukondi. Küsimus on, et kas need hakkavad põrkuma või kas... No, need põrkuvad. Need põrkuvad, aga ei pea. Ei pea. Kui inimesed läbi saavad, see ei pea. No, võib-olla tulebki eristada ikkagi lihtsalt territoriaalset kogukondi mingite ideede või muude väärtuste tasandil koonduvatest gruppidest, mida võib ka kogukonnaks nimetada, aga mis siis liiguvad nagu hoopis teisel viisil. Probleem on natuke selles, et me kipume seda territoriaalset üksust nägema kogukonnaga, kuigi selle sees on siis kõik need erinevad ideelised või siis hoopis mingitest elustiili või võimaluste baasilt tekkivad grupeeringud, mis siis võivad ka moodustada kogukonna ja järelikult olla suutelised ehk kuidagi nagu edasi liikuma ennast sõnastama, aga see ei pruugi tekkida. Ja kõik, kes tahavad sel teemal edasi mõelda, kell 18.00 algab siin kusagil arutelu teemal, millest me räägime, kui me räägime kogukondadest. Aga sa küsid vastust ka selle küsimusele, mis oli esitatud, et kas on vaktsiin ikka? Me sinna veel jõuame. Nii, siin oli veel küsimus. See peaks olema, räägist hästi. Ei ole sees. Ei ole sees. Nüüd on sees? Ja. Aha. Võib-olla Aet Annistile küsimus või selline antropoloogiline, et kas on uuritud ka Eesti kontekstis, et kes on see linnast maale minev inimene, mis tüüpi? Paraku ei tea küll, et oleks keegi ja see on midagi väga väärtuslikku ja olulist. On niisugusi katseid tehtud, et uurida, kuidas neil siis nagu läheb, kui nad sinna maale jõuavad ja eks see kipub tihti olema keeruline ja ei, nagu tuntakse maale jõudes need niisugused grupid, mis seal siis nagu püüavad midagi luua mingisuguste elustiili kogukondade nagu kujunemisega mingis piirkonnas, mis on väga ilus või mis iganes, kipub tekkima selline nagu meie ja nemad, eks ole, täpselt see, millest ma ka enne rääkisin, et see ülejäänud külarahvas ei tundu tõsiselt võetav või tundu olevat huvitatud viisil, mida nagu ootaks ja kui neile pakutakse mingisuguseid kas või näiteks võimalust tulla ja kaasa lüüa, siis nad ei tule ja siin tundub olevat kõik need teemad, millest me oleme ka rääkinud juba, et selline aja andmine ühest küljest, aga teisest küljest on siin natuke ka probleem selles, et niisugusest ühest keskkonnast teise tulles peab või paratamatu kontekst on ühine ja see kontekst on see süsteem, milles me kõik funktsioneerime, kus siis on need eristused, kus siis on need hierarhiad, kõik see fragmenteerumine ja stratifitseerumine, mis on Eestit üha enam kihtide tekkimine, eks ole, miski, mis on inimeste vahelisi suhteid hakanud väga sõnastama, et see on see kõiki niisugusi liikuma hakanud inimesi mõjutav nähtus ja võib-olla oleks vaja, sellist infot oleks kindlasti rohkem vaja, aga võib-olla isegi oleks mingeid praktilisi, ma ei tea, infovoldikuid vaja umbes inimestele, kes kuhugi lähevad, mingeid koolitusi, et kui nad kuhugi lähevad, millega nad peavad arvestama, kuidas leida need viisid ja Ivika, sina mingis mõttes nagu tegelikult sellega tegeled küll pigem võib-olla konkreetselt juba, kui keegi sind kutsub, et mitte nagu ennetavalt, et kui keegi kuhugi läheb. Neid käsiraamatuid on väga keeruline teha, sest need situatsioonid on erinevad, aga uuringuid võiks sellel teemal küll olla palju enam, et nagu puudub organisatsioon, kes võtaks selle teema sügavuti
alati uurimise nagu enda, külaliikmine võiks olla, aga meil ei ole raha. On ju, me muidu teeme küsitleme küll, aga need ei ole uuringud. Aga mind näiteks väga huvitaks, et keegi ministeerium võiks tellida uuringu, et vaatame omavalitsusi, kus rändesaldo on positiivne ja võrdleme nendega, kus on sügavalt negatiivne ja vaatame, mis siis selle taga on. Mis toimub ja mul on aimdus, mis toimub, on ju, aga ma ei saa seda ära tõestada. Aga samas mingid teooriad ja mingid sellised üldisemad teadmised on siiski olemas ja minu poole, võib-olla see inimene on ka siin, ma ei tea, aga minu poole on isegi aeg-ajalt pöördutud ja üks inimene oli väga konkreetselt sooviski lugeda antropoloogilist kirjandust selleks, et paremini mõista, mis kogukondades toimub. Nii et kui nagu olla selleks valmis, siis tegelikult seda informatsiooni on, aga konkreetselt Eesti kohta on seda küllaltki vähe. Kui on doktorante, tudengid, kes tahaks midagi väga asjalikku uurida, siis tulge meie juurde. Ja hakkame mõne väga hea teema välja. Külastage meie boksi. Ma küsin siit edasi suhete kohta, et nende aktiivsete kogukondade nagu tekkimise või kujunemise üks takistus, ma olen kuulnud, on muuhulgas see, et inimeste koostööoskused ei ole alati kõige paremad. Ja kuidas teie nagu kommenteerite, et kuidas kogukonnas tulemuslikult kriise juhtida? Et mida on vaja selleks, et ei tekiks sihukest kaevikusõda, kus inimesed lihtsalt ei tahagi enam üldse mingis küsimuses omavahel rääkida. Ja võib-olla teil on häid näiteid, kuidas asjad on käest ära läinud, aga siis on korda saanud mingis kogukonnas. Minu otsa vaatad. Nii keeruline küsimus. See on väga keeruline küsimus. Siia sõites veidike mõtisklesin selle peale ka, et ma jõudsin selleni, et ega seda kaevikusõda seal kogukonna sees mingis mõttes nagu vältida ei saa ühtepidi. Et võib-olla oleks hea, kui oleks vahel seal üks inimene, kes on siis tasakaalustav pool, kes ei ole kumbagi poolt, vaid proovib liimida seda konflikti kuidagi kokku ja võib-olla sinna kompromissi suunas neid suunata. Aga jah, mul ei ole head näidet ka. No muidugi, mulle tundub, et see ei ole mitte mingisugune kogukonna spetsiifiline küsimus, et see on kogu Eesti küsimus, me ei oska koos olla. Et meil on väga palju oskuse puudumist võimaldavad meil koos rahulikult ja konstruktiivselt ja sõbralikult elada. Et see individuaalsus ja see konkurents ja see egopõhisus on nagu väga suur, et see on terve ühiskonna teema, aga küll võiks ju tulevikus unistades olla omavalitsustes näiteks ütleme, kes täna on võib-olla kogukonna spetsialist või arendusnõunik, kes oskab ka minna ja natukene aidata need osapooli nagu rääkida ilma sellise vägivaldselt. Seal tehnikad on olemas, seda peab lihtsalt õppima, aga meil ei ole piisavalt neid inimesi. Ja võib-olla on ka motivatsiooniga mingi probleem, et äkki ei olda piisavalt motiveeritud, et need, kes saavad hakkama, neil pole vaja ülejäänutega nii head koostööd teha ja need, kes hakkama ei saa, tunnevad ennast nagunii väga ebamugavalt sellistes olukordades ja see motivatsioon võib mingisugustel asjaoludel tekkida või siis, kui me saame korraga aru, et probleemid tekivad siis, kui me inimesi ei püüa nagu nendega koostööd teha. Me oleme seda ju tegelikult viimased vähemalt 5-7 aastat oleme ju kogenud, kuidas niisugused kaevikud tekivad ja kui halb see kõigile lõpptulemusena on, et ei ole väga mõnus olla sellistes situatsioonides, kus kõik omavahel kaklevad ja käib ainult mingi andmine poliitika tasandini välja, kui need seosed võib-olla paremini selgeks rääkida, osalt on see meedia ja teadlastele ka nagu üleskutse, aga inimestele ka, et nad seda otsiksid ja aru saaksid. Mina olen proovinud ühe külakogukonna arutelu puhul seda, kus tegelikult oli teada, et seal on sellised grupid, kes vastanduvad seda, et me tegime arutelu selliselt, et ma moodustasin töögrupid niimoodi, et inimesed ei olnud koos oma nii-öelda nagu sõpruskonna liikmetega ja see töötas väga-väga hästi. Sest mõtted tulid hoopis teised, ei olnud sellist üksteise sellist kamba jõudu ja nad mõtlesid nagu kuidagi indiviidina hoopis teistmoodi, kui neil see selline koos olev mõte oli, et see nagu on töötanud. Kertusuguse, kes oskavad neid metoodikaid kasutada, on igas omavalitsuses vaja tegelikult. Ja tegelikult on ju kaasajaid on ju koolitatud päris pikalt. Ma ei tea, kas see vahepeal on see lõppenud, see üritus, aga et kaasajate koolitamine on üks tee ka, et need meetodid on ju olemas.
mõnel pool, näiteks Iirimaal, Poolas on seda üritatud, veel mõnedes riikides on üritatud teha niisuguseid asju nagu kodanikuassambleed või siis ka rahvaassambleed, et see kodaniku sõna ei tekitaks jälle mingeid väljajätte. Kus jälle kasutatakse erinevaid meetodeid, millega panna inimesi, õpetada inimesi. See on praktiline küsimus. See on nagu see, et ma võin ju raamatust lugeda, kuidas oma lastega kriisisituatsioonist normaalselt suhelda, aga ikka lõpuks vihastad ja karjud või mis iganes. Et samamoodi kogukonna liikmetega suhtlemisel, üksteisega suheldes praktika on see, mis ikkagi lõpuks seda nagu võimaldab õppida, et lihtsalt lugemisest ja selle üle mõtlemisest jääb väheks. Ja ma ütlen, et meetodid on olemas. Lihtsalt need tuleks nagu praktiseerida neid. Ma lugesin su doktoritööd ja mulle väga meeldis see paralleel, mis tegelikult läheb kokku sellega, mis Ivika ütles, et me oleme hästi individualistlikud ja egoistlikud ja võib-olla me nagu mõtlemegi mõnikord liiga palju halba, eriti nagu mingi natuke vanem generatsioon oma sellest, meie isad juba kaklesid koolipeol umbes taustal on ju, et kui need asjad nagu kuidagi maha saada ja mõeldagi, olla ise avatud ja positiivne, et ma ei näe muud moodi seda võimalust. Mu põhiteema tegelikult ei ole tavaliselt aeglus, aga lihtsalt taaskord, et siinkohal üks võtmesõna, mis mulle tundub, on see ka siin Paides just selle kogukonnaga tegeledes teatri prismast lähtuvalt. Mingitel hetkedel tuleb endale meelde tuletada, et jah, kuigi ma jõuaksin üksi või me jõuaksime ainult teatriga kohutavalt palju kiiremini tulemuseni, siis tegelikult selleks, et see tulemus oleks kestvam, et see tulemus oleks tihedam mingis plaanis, et siis selleks on see aeglus oluline. Ja just nimelt praegu valmistades ette siin ühte assambleelaadset toodet, siis kõik need küsimused ongi laual. Et mingis plaanis meie jaoks on üks ju suur küsimus ka see, et jätkuvalt me oleme noored haritlased tulnud Tallinnast. Ja just nimelt selle nii-öelda oma võõra pilguga me näeme mingeid kitsaskohti. Aga samas, et kuidas hoiduda sellest positsioonist, et me tuleme nüüd ja valgustame. Me tuleme nüüd ja osundame probleemidele ja me viitame kõrgelennuliste sõnadega egalitaarsetele lahendustele. Et ühesõnaga, et just kuidas vältida seda positsiooni, et kuidas jõuda kõigepealt mitte lahenduseni, vaid kuidas jõuda küsimuse defineerimiseni koos. Ja et vaata see keel, mida sa selle kogukonnaga räägid, sa pead valima selle publiku järgi, mitte selle järgi, mis on sinu taust. Et see sõnum ei jõua lihtsalt kohale ja sa pigem tekitadki pahameelt selles inimeses, kui sa räägid liiga keeruliselt. Ja teine mõte, mis läheb kokku selle saadikute asjaga, et tegelikult on ju probleem ka selles, et kui see üks külavanem või küla eestvedaja ära väsib, siis tal võiks olla juba see saadik või keegi, keda ta on niimoodi nii-öelda mentordanud, kes võtab selle tema koorma üle. Et kodukant kindlasti te tegelete tegelikult ju ka sarnaste teemadega on ju, et jah. Mulle lihtsalt siin kommenteerides seda mõtet, mis Aedal oli, et kas veel koolitatakse neid KOV inimesi. Mulle tundub, et see kaasamise püha üritus siin riigis ei lõppe mitte kunagi, et neid koolitatakse kogu aeg. Kui see on selline nominaalne, siis on natuke nagu vähe. Küsimus ongi, et kuidas siis koolist juba hakata seal, see läheb kõige kergemini. Ma saan aru, et midagi tehakse ka teistmoodi, ega see oli nii ammu, kui mina käisin, siis õpetatud midagi. See on ainult linnukese pärast, siis on natuke pahasti. Ja lõpuks on küsimus, et kuidas see praktikasse rakendub. Aga ma veel mõtlesin nagu selle peale, et mis siis inimesi koostööle nagu veel motiveerib. Peale selle on ju, et okei, sul on keegi, kes oskab kaasata ja siis ta teeb mingeid asju ja see on nagu hästi juhitud protsess on ju ja lõpuks sealt sünnib midagi. Siis ma suutsin välja mõelda, et mis motiveerib on ju väga hästi on RMK ja tema erinevad nagu ettevõtmised erinevates metsatukkades, et siis kohe kõik on nagu koos. Aga kas peale selle ühine vaenlane ühesõnaga ilmselt motiveerib sageli, aga kas on veel midagi, mis sellele koostööle motiveerib? Probleem on alati väga kiiresti mobiliseeriv. Koolid on üks teema, kus kohe läheb kiiresti, kogukond hakkab koos tegutsema, aga minu loogika on alati olnud tegeledes teiste küladega ka, et
tegelikult sa võid hiljaks jääda, see võib olla liiga hilja, kui sa ei ole enne loonud suhteid. Et sa saad sellest probleemist juba liiga hilja teada, sa veel ei tunne inimesegi, et tegelikult üks motivatsioon tegelikult luua mingitki, see ei pea ju olema, sa ei pea olema aasta külas, sa ei pea iga kuu tegema üritust või iga nädal ringi, aga et oleks piisav suhtlus paar korda aastas, inimesed tunneks teineteist, sest siis, kui tuleb probleem, siis on vähemalt kiiresti võimalik mobiliseeruda ja see peaks olema see motivatsioon, et ennetada seda, et me peame nagu mingi probleemiga maadlema, on ju. See on see, miks mina nagu leian, et võiks olla ka seal, kus veel probleemi ei ole, igal juhul mingigi suhtlus. Okay. Ma mõtlen selle probleemi lahendamist, et kuidas kogukonna abil saab probleeme lahendada ja siin on üks järgmine küsimus, mille peale ma olen nagu kaua mõelnud ja millele ma ei ole nagu head vastust saanud, aga ja see on võib-olla jälle natukene nagu provokatiivne, aga mulle aeg-ajalt tundub, et kogukond, eriti kui sellest räägib avalik sektor, aga ka teised, et see on siuke nagu katustermin lahendustele, on ju. Kogukond on nagu see kübarast välja tõmmatav roosa jänku, mis lahendab ära kõik su probleemid, mis sul on seal. On sul häda kohaliku transpordiga, häda agressiivsete kinnisvaraarendajatega kuskil linnas, puuduliku lastehoiuga, eakate probleemid, mis iganes. Kogukond on see, mis lahendab. Et kas see nagu ootus on üldse realistlik selles mõttes? See on väga huvitav küsimuse püstitus ausalt öeldes, lausa ootamatu. Ei, päriselt täiesti ootamatu, et ma ei tea, vaata avaliku sektori esindajana, mina ei suhtu kogukonda kindlasti niimoodi, aga mina saan enda eest ainult rääkida. Mingis mõttes, võib-olla ma idealistina ikkagi näen, et kogukond võib olla see valge või roosa küülik, keda me saame abiks kasutada, aga kindlasti see sõltub nii palju sellest konkreetsest olukorrast, et me ei saa panna vastutus mingite asjadest ainult kogukonnale, mis ei ole nende vastutada. Me saame küsida nõu, jagada infot, pidada dialoogi ja siis leida koos lahendus. Aga mitte üksi, et see vastutus ei tohi nagu küll ainult kogukonnal olla. Ma ei tea, Ivika, kuidas sina seda küsimust mõtestad? Kogukonnaks nimetatakse ju tänapäeval kõike juba, mis on ühtepidi hea, sellepärast see tähendab, et see mõtteviis on nagu levinud, et kaasamine oli eelmine sõna, mis läks lörtsi, et need kõik kaasavad kõigesse. Et aga kogukond, no tegelikult selle kogukonna ehitamisega tuleb tegeleda, et täst kasu oleks, et see, et sul elab ükskõik kas külas mingi 100 inimest või vallas 5000 inimest, et sa võid seda kogukonnaks nimetada, aga küsimus, kas see toimib nagu kogukond, et kas ta on see, kellega saab asju lahendada, arutada, infot vahetada ja nii edasi. Et see on nagu pikk töö, on ju, et see ei ole midagi, mis on eos olemas ega mida saaks ka kiiresti teha. Ja ma näen vahel ohtu ka selles, et mõnikord need kogukonna esindajad võivad esindada suhteliselt ainult oma isiklikke huve, et kuidas ikkagi vaadata pilti suuremalt, et okei, minul on seda vaja, aga tegelikult mida see minu kogukonna jaoks tähendab või mida see asi, mida mina näiteks arendajana teen, mida see kogu kogukonna jaoks tähendab, et hästi toimivates kogukondades see indiviidi tasand on nagu minetatud, on juba liigutud kõrgemale, et vaadatakse suuremat pilti, samamoodi see külade koostöö, see, et omavalitsus oleks omavalitsuse ja kogukondade vahel koostöö, see on juba selline kõrgem level, et sa ei mõtle ainult enda peale, et mis minul siin asukohas X oleks hästi. Eks ta vist ole osalt ka see, et see on osa niisugustest protsessidest, mis on Eestit iseloomustanud viimased 20+ aastat, kus riigi osalus ja riigi panus mingite probleemide lahendamiseks on võimalikult väike. Lahendage ise, eks ole, ka indiviidi tasandil. Kui sa nagu ise oma tervisega hakkama ei saa, no oma viga. Et sama, ja noh, et sa peaksid nagu ise leidma need lahendused, samas kui osad inimesed lihtsalt seda kuidagi pidi teha ju ei saa, kui on inimesed sattunud töötuse ja sealt edasi alkoholiprobleemide mülkasse, siis on neil väga raske ise ennast sealt juuksed pidi välja sikutada. Ja samamoodi on see kogukond olnud nagu umbes nii, et noh, et see lahendab kõik probleemid ära, kohaliku omavalitsuse tulubaas on tibatillukene, aga no teil on seal kogukond ja kui te selle kogukonnaga selle probleemi lahendamiseni ei jõua, siis see on teie probleem.
aktiveerige ise ja noh, tegelikult on see ikkagi nagu selline katse kuidagi süüd vastutust anda piirkonnale, milleks see võimekus tegelikult pole piisav, on ju. Ja hästi suur küsimus, et kuidas üldse mõõta seda või kaardistada seda, et milliste probleemide lahendamiseks on kogukond küps ja milliste probleemide lahendamiseks vajab kogukond veel oma mingeid sisestruktuuride muutust või sisestruktuuride arendamist. Selles plaanis, et noh, mulle ikkagi tundub üsna ohtlik see, et kogukond hakkab lahendama probleeme, milleks ta veel ei ole valmis. Päris huvitav oleks tegelikult ka mõelda seda, et mis hetkest alates hakkab riik siis nagu vastupidi ajama vastu ja ütleb, et ei, et tegelikult me ei taha, et te selle ka ära teete ja üldse siin paistab mingi anarhokapitalism arenevat ja tõmbame hoopis teid tagasi, sest et te olete liiga aktiivsed ja te olete suutelised hakkama saama ilma riigita. Et täitsa põnev oleks seda hetke näha, ma arvan, et me võib-olla näemegi seda mingite lähemate 20 aasta jooksul ära. Ja ei tahtnud karjuda, tohib. Teema läks väga hästi edasi, et aga tuuleenergeetikud käivad mööda Eestimaad ringi ja nüüd nad said ka seaduse, kohaliku kasu seadus. Järgmisel aastal kohalikele kogukondadele lükatakse ette teema, millega nad peavad tegelema. Ja teine on see, et küsitakse kohaliku kogukonna eest, palju te kasu tahate saada. Kumma jalaga peaks nüüd seda teemat hakkama kogukondade poolt arutama ja lähenema, et me lukku ei läheks. Et hea teema, et pakutakse ju tegelikult ju raha. Kuidas seda kogukonnas hakata nüüd lahti mõtestama, palju me küsime, kellele me küsime, et kuidas te kogukonna inimestena seda hakkaksite, mis te teete selle teemaga järgmisel aastal? See on väga hea küsimus. Tegelikult omavalitsuste mõistes on seda oodatud, ma ütleks seda, et keegi tegeleks selle kohaliku kasu teemaga just selliste arendus- ja energeetikaprojektide kontekstis. Seesama tuulepark, ma ei tea, kaevandused, päikeseenergia ei ole niivõrd teema, aga ma ei tea, mina olen näinud näiteid, kus ikkagi lööb see inimese indiviid, aga mis mina siis selle eest saan, et okei, et mul ei ole kaevusvett, ma saan kaevu vee või ma saan midagi soodsamalt. See on nagu minu jaoks oluline, aga mitte küps kogukonna liige mõtleb ka ainult, mis on ka täiesti elementaarne. Ta ju võtab selle oma valu lahendamise kõigepealt nagu esmajärjekorras, aga kuidas seda rahade jagamist, see on nii uus teema, et sellega praktilist kogemust tegelikult ei ole. Tuuleparkidega meie Elva vallas õnneks kokku puutuma ei pea, sest meile neid ehitada ei tohi. Ei ole. Ja tegelikult kogu see lõuna pool, need inimesed, nii Setomaa kant kui ka Otepää. Meil on radar näiteks. Teil on radar, okei, et me ei ole nagu selles mõttes tegelenud, aga see tõstatub kindlasti väga valusalt, et varasemalt oli see omavalitsus otsustada, millised on nende nõudmised, ütleme siis sellele arendajale või loa saajale, et kuidas kompenseerida kogukonnale seda kahju. Jah, mul ei ole head vastust. See on vist tegelikult ongi nagu puudu kuidagi mingid eelnevad asjade paikapanemised, et kas see ühisvara kasutamine ja sellele kahju tegemine on meil nagu ühiskonnas laiemalt ja seaduste tasandil piisav, et kas mets kui ühisvara kogu, eks ole, mitte ainult metsaomanikule, vaid ümbritsejatele, tervele Eestile kui selline koht, kuhu turistid tulevad või maailmale kui eks ole, süsiniku selline haarav nähtus, et kõik need asjad on tegelikult nagu ebaselged ja kui me neid kõiki läbi ei mõtle, siis ma ei ole kindel, et kogukond ise saab selle kahju suhtes nii selget üldse nagu teadlikkust omada. Ja võib-olla need mõjud selguvadki alles siis, kui see asi nagu töösse läheb. Vaatame, mis hakkab juhtuma. Ja, et tegelikult teiste riikide näidet vaadates, kus siis sellised asjad on ammu toiminud, siis näiteks tuuleparkide puhul ongi näide, et need kohaliku kogukonna liikmed saavad olla osa sellest ärimudelist nii-öelda, et nad saavadki sellest nagu reaalset kasu. Kas ma ei ole selle seadusega kursis, aga kui ma nagu kuulan küsimust ja kuulan vastuseid, kas see tähendab ka seda, et kogukonnad peavad nagu tulevikus rohkem nii-öelda kas ise professionaliseeruma, suutma nagu aru saada, mis toimub või siis suutma kaasata inimesi, kes saavad aru, mis toimub. Ja see ikkagi erineb väga palju külaplatsi kordaseadmisest ja mingite nagu
eakate päeva korraldamisest või mingist siuksest nagu meelelahutustegevusest. See on üks väga oluline praktiline asi, millega peaks tegelema täiesti teadlikult, et vaevalt, et kogukonnalt saab oodata professionaliseerumist, see on täiesti nagu. Ja need protsessid on väga keerulised, et tõenäoliselt ma ei ole ka seda seadust nüüd täpselt lugenud, aga see suund on ikkagi sinnapoole, et kohalik omavalitsus on see, kes peab siis selle kogukonna nagu kampa võtma ja sealt poolt peab see tulema, et seesugustes teemades kogukonnas võib-olla tõesti on mingi entusiast, kes ise hullult hästi teab neid asju, on nagu boonus, aga üldiselt ikkagi on see kohaliku omavalitsuse roll. Ja kohaliku omavalitsuse puhul on ka probleem, kui on väikeste omavalitsustega tegemist. Hea küll, nüüd on omavalitsused natuke muutunud ja suuremaks saanud, aga ka seal väga sageli kompetentsust ei ole. Ja ei saa ka jälle oodata ja me ei saa ka jätta seda asja nii, sest et siis tuleb ebavõrdsus selle tõttu, eks ole, et mingites omavalitsustes juhtub olema teatud asjades, mis parasjagu on pinnale kerkinud suurkompetentse, teistes mitte ja ühed siis saavad nagu endale terve rea mingeid probleeme mingisuguste kavalate arendajate näol, kes suudavad veenda, et kõik on nagu hästi, kui me selle siia teeme, mis iganes siis parasjagu ei oleks ja teises piirkonnas suudetakse need probleemid kuidagi nagu teistmoodi lahendada. Et see peaks ikkagi olema lahendatud mingilt tasandilt, mis võimaldaks seda ühtlustada, seda teadmiste baasi. Ja ega selles mõttes, ega see ei ole ju ega ettevõtja ei ole ju ka selles mõttes koll ja halb inimene alati, et ta on ka valmis selleks koostööks, kui ta õigel hetkel saaks selle kogukonnaga rääkida. Me siin just hiljuti Keskkonnaametile pakkusime välja selle, et miks mitte juba nõuda arendajalt näiteks, ma ei tea, mingi kaevandusala puhul enne loa küsimist selle kogukonnaga rääkida, et mis te arvate või et te teaksite mitte nii, et sa saad ühel päeval teada, et niimoodi on. Ma arvan, et saaksid paljud jah-sõna, et tegelikult see on see umbusaldamine ja see, et mis tahetakse üles heita tunne, mis paneb plus nagu väga halvad näited ka ja enda kogemus väga halvate igal juhul, mida rohkem kogukonnalt oodatakse, seda nutikamaks ja osavamaks nad lähevad, et kõige hullem see, kui neilt ei oodata mitte midagi. Ja kindlasti nagu võidavadki need kogukonnad, kellel ongi mingi külaselts või meil Elva-valla näitel piirkonna kogu, kes siis saabki vallalt otse alati selliste teemade puhul kohe informatsiooni ja saab kohe, ma ei tea, oma kogukonna liikmetega erinevatest küladest need ka keerukamate teemadega siis mõtted vahetatud. Okay. Ma küsin siit edasi teemat, mida Iivika ennist nagu ääriti puudutas ja mis natuke... Ma mõtlesin, et aeg hakkab läbi saama, ma ei näe kella ju. Meil on veel natuke aega. Mul on siin paar nagu küsimus, mis mind ennast veel väga huvitavad. Ühesõnaga, küsimus sellest, et kuidas saab... Mis võiks olla need töötavad praktikad, kuidas KOV saab just selliseid inimesi, kes oskaks läbi rääkida tuulemeestega, kes saaks aru, kuidas eraettevõtlus toimib, kes viitsiks koha peal midagi teha, kuidas sa neid inimesi sinna maale meelitad, et mis siis töötab? Sest sa ennist mainisid, et sul on mingid hüpoteesid nende KOV-ide kohta, kus rändesaldo on positiivne, aga võib-olla ka Elva-valla näitel mingeid. No aga kui sa mõtled, et nagu heade oskuste võimekustega inimesed, kuhu nad liiguvad, et eks nad ikka liiguvad sinna, kus nende panus on oodatud, et üldiselt on ikka see, et mida avatum on vald, mida rohkem ta hindab oma inimressurssi, kogukondlikku ja inimressurssi, mida avatum on ta kõige selles suhtes, et ma ei tea, ma olen liiga Setomaa poole kaldu natuke, aga ikkagi, et ma tean, et seal on, tuleb uus inimene, mida ta oskab, mida teha suudab, kuidas me võiksime tema oskusi ära kasutada. Et see on hoiaku küsimus, on, et mida avatum on ja mida rohkem usub inimeste nagu tarkusesse see valla juhtkond ja sealhulgas kogukondlikusse, seda paremad inimeste saab. Nii lihtsalt ongi, ma tean mõnda maakonda, kus on kõik vallavanemad on sellist, kes ütlevad, et meil ei olegi kogukondi. Ja meil ei olegi midagi võtta, on ju, ja siis seal ka ei toimu mitte midagi, sest sinna on raske saada häid inimesi. See on, kõik inimesed liiguvad sinna, kus neid oodatakse. Ja ma arvan, sinna ka, kus on juba head, sinna tuleb juurde tihti, et nii meie näidetel, Vidrike näidetel, inimesed juba uurivad ka maal elama kolides, et oot, kes seal veel elavad, kuidas see kogukond on, kas seal on rohkem lapsi või noored või on seal üldse vaba maatükk, on ja. Et jah, hea eeskujuga. No, aga kui sa oled maakonnas X, siuke asula Y, on ju,
kus ei ole ei setusid ega muid nagu mingeid inimesi, no mis sa siis tegema pead, et sinna üldse keegi tahaks elama tulla? alusta oma külast, et esialgu piisab sellest, kui oma külas on tore ja siis hakka võib-olla ka natuke suhtlema teiste küladega, et loo seda võrgustikku ja pinnast. Ja vaata, me kõik oleme oma enda kodukoha või koduomavalitsuse mainesaadikud, kus ikkagi räägid kõikidele sõpradele või no reisi näitel, lähed, käid reisil, räägid sõpradele, kui äge oli. Nad tahavad palju tõenäolisemalt minna kui see, et sa näed seda kuskil mingis brošüüris. Räägi ise, et su koht on äge. Räägi, ma ei tea, sõpradele, kus iganes, võta sellest võimalust tutvustada oma kohta. Ja hoia ikka dialoogi omavalitsusega vähemalt nii palju, et sa saad aru, mis seal hetkel toimub, sest mina olen Otepää vallast ja 10 aastat tagasi ma ei oleks ühtegi kiitvat sõna suutnud oma valla kohta öelda, et see oli nii kogukonna vaenulik kui olla saab, on ja võitlesime kooli eest ja nii edasi. Aga ajad muutuvad, inimesed muutuvad, olukorrad muutuvad, et sa ei saa hoida kinni sellest, mis oli, et nüüd on võimalus, nüüd saab teha juba palju enamat ära oma valla jaoks kui 10 aastat tagasi. Mul jäi enne üks küsimus täiesti ripakile, kuulates juttu sellest, et vallavanem vaatab teie küla peale hästi, et teil on asfalttee. Kas tõesti on oluline see teede valikul, et kes kellega hästi läbi saab? Ei, no võib-olla ei ole nagu otseselt, aga küsimus on see, et kui sa tõesti oled palju panustad ja küsimus ei ole ju selles, et me külana silma paistame. Vallal tulevad külast, kuhu nad toovad ikka meie külla ja nii edasi. Et see loob selle pinnas, et kui meil on vastu midagi vaja, siis no vaata, anti ju koroonarahasid, mis neil viga oli teha seda eesel. Küsid ja sa said, sest suhted on head, on ju, et kui sulle 10 korda päevas keegi käib ja helistab ja sõimab, on vähe tõenäoliselt sa pakud, et jasku me paneks sinna mustkatte alla, suhted loevad. Sa peadki küsima ja saama aru ka sellest teisest poolest, on ju, et täna ei saa, aga võib-olla aasta pärast saab, aga on ka neid, kes mis mõttes aasta pärast, kohe praegu on vaja. Jah, et ma saan ametnikest väga hästi aru, nad saavad nii palju negatiivset energiat sealt igalt poolt telefonide kaudu, et jube raske on jääda positiivseks. Aga sellepärast ongi, et see suhted ja külade ja valla hea läbisaamine, kui see suudaks ära saavutada, siis oleks super. Ma arvan, et jumala hea üleskutse oleks, et tule proovi töötada mõnda aega kohalikus omavalitsuses, saad täiesti sellise suhtlemisoskuste treeningu. Et julgen soovitada. Aga samas see küsimus ilmselt oli selle tõttu, et just nimelt selline koht, kus ei ole, kus on, sinna antakse, aga probleem on need kohad, kus ei ole ja kust läheb pigem ära ja see ilmselt tuleb lahendada mingil muul tasandil. Et olgu see siis seesama omavalitsus või mingi muu tasand, kus siis püütakse seda aktiivsust mingisuguste väliste vahenditega, mingisuguste erinevate meetmetega kuidagi nagu uuristama hakata otsast. Põhiline on see, et märgata, et midagi on kuskil valesti, miski kuskil ei toimi ja inimestel ei ole seda võimalust. Kas meil üldse on mõni hea näide sellisest kohast, kus ei ole mitte midagi ja mis täna on siuke kaanepildi kogukond? No see kindlasti võib Setut suurema näitena võib Setut selleks näidata, kus oli, maine oli ikkagi väga-väga negatiivne. Me rääkisime Obinitsast kui sükesest kohast. Siis kui sa raamatut kirjutasid. See on juba mingi Venemaa on seal juba põhimõtteliselt. No just nimelt, et see on nagu mingi täiesti selline teine koht, aga seal ma ütlen, et seal on miski, mis on nii unikaalne ja mis selles niisuguses ka selles Euroopa Liidus tol ajal selles diversifitseerimise mingite muude lahenduste kui põllumajanduslike leidmise protsessi käigus paratamatult tõusis pinnale ja sai seda tuge, pluss siis nende enda suutlikkus seda nagu õigel viisil välja mängida. Aga mingide väiksemate kohtade... Ei ükskõik millise ägeda koha sa võtad, mine lihtsalt ajas tagasi ja vaata, kuna nad esimest korda kokku said ja mis siis oli. Et tegelikult igal pool toimub muutus. Et seal muidugi inimesed on üks põhifaktor. Et leida üles see miski, mis ühendab ja mida on võimalik kuidagi nagu kasutada selleks, et edasi liikuda. Need asjad võtad lihtsalt aega. Aga ütlesi ka, ma arvan, et ikkagi kõigi niisuguste protsesside keskmes on see suutlikkus väärtustada kohalikke inimesi. Et kui neid ei väärtustata, kui neisse suhtutakse, kui sellistesse pooletoobistesse, kellega midagi teha ei ole, siis nad ka ju midagi tegema ei hakka.
ja niisugust nagu väärikust, leida viise, kuidas anda väärikust nendele, kes võib-olla siiamaani, nendes külades, kus midagi ei toimu, kus nad ka ennast tunneksid väärikana. Et ma ei tea, võtame kasvõi sellise täiesti tavalise keskmise küla, kus ei ole ühtegi seto rahvarõivas tädi, kes tuleks ja tõmbaks lõõtsa või tantsiks meile või laulaks või leiaks endale piisavalt sõpru, et seda teha. Aga samas on tal olemas imelised teadmised aiapidamisest ja taimekasvatusest ja kuidas leida see viis, et tuua tema ja kõik teised, kellesse muidu võib-olla suhtutakse läbi mingite negatiivsete joonte, kuidas nad tuua kokku, et nad saaksid endal olemasolevaid väärtuslikke teadmisi jagada ja näidata seda külge endast, mida muidu ei näe. Ja just nimelt see eripalgelise kogemuse väärtustamine või väärindamine. Ja et kuidas on võimalik jõuda, me oleme teatriga pidanud plaani, aga lihtsalt tempo ei ole andnud mahti veel selleni jõuda, et päris paljudes Eesti piirkondades on tavaks kutsuda kohale professoreid, akadeemikuid ja salvestada ööülikooli loenguid. Idee üllas ja ilus ja selles ei ole selles kokkuvõttes ongi ainult positiivset. Aga teisalt, et kuidas oleks võimalik luua mingi struktuur, millele meie oleme andnud tööpealkirja Elutarkuse Akadeemia, mis võiks tuua kokku just nimelt selle kohaliku. Need kohalikud, kes võiksid märgata üksteises potentsiaali, mida sa ei näe üle lõikamata sireliheki. Et see on nagu see küsimus. See oli väga hea, mul tuli just uus mõte. Kohalikku, jah. Ma siin viimase eraldiseisu teemana tõstataks ühe oma südameteemadest avaliku ruumi, mis on Elva näitel teil on uus keskväljak ja see, mis seal järve ääres toimub. Paidel on siin natuke valulisem see protsess olnud. Ja siis on Eestis kohad, kus avalik ruum on katkine asfaltiväljak meie poe ees enam-vähem. Et minu küsimus on, et milline peaks see avalik ruum olema selleks, et kogukond või mis toetaks kogukonna toimimist? Et mida seal vaja on? Väga lihtne vastus ju. Selle kogukonna enda poolt nagu selles mõttes idee poolest loodud, et kui sa tahad, et see avalik ruum toetab kogukonda, siis ma ei saa aru, miks ei kasutada seda võimalust, kõik need võimalikud ideekorjad ja arutelud ja mis võiks olla ja et võimalik suur hulk inimesi kaasata sinna. Loomulikult siis ei saa kõikide tahtmist, aga vähemalt nad on protsessis, see on nende keskväljak. Ma ei tea, kui mitu keskväljakut Eesti linnades on, mis on inimeste poolt loodud. Ma nagu kahtlen. Seal on UFO keskväljakut. Ei, aga selles plaanis ma olen väga nõus, et sa ütled ühtepidi, et Paides on olukord valuline. Ja mingis mõttes sa viitad, eks ole, sellele, et siin EV100 raames ei tehtud keskväljakut korda. See on muidu ka mingid osapooled on õnnetud, et ei saa autoga sõita nii palju. Absoluutselt, igatahes ja küll neid osapooli ikka jääb olema ja tulema, aga teistpidi just nimelt see ajutine avalik ruum. Siin siis selle ruumi eksperimendi vältel, mis 4. korda siin keskväljakul lahti rullub, ta annab mingi teistsuguse koostegemise kogemuse, ta annab mingi teistsuguse hoidmise ja loomise kogemuse ja ta lubab mingis mõttes ju neil, kes ühel hetkel peavad siis tegema selle betoonist tänavakividega keskväljaku. Ta lubab neil koguda mingit kogemust või vähemalt annab selleks võimaluse, ma ei ole kindel, kas seda võimalust kasutatakse. Üritan välja uurida pärast debati lõppu, aga ta annab mingi võimaluse katsetada erinevaid lahendusi, mida üks keskväljak peaks tähendama. Selle asemel, et arhitektuuribüroo X Tallinna sellest ja sellest linnaosast joonistab mingi tänase päeva ja see tänane päev on tihti üsna kitsas. Ühesõnaga, kui me liigume erinevate Eesti väikelinnade keskväljakutel, siis puht esteetiliselt jäävad nad väga kähku ajast maha. Et puht esteetiliselt mingid need keskväljakud ei ole tegelikult stiilis püsivad. Ja seal absoluutselt
mina räägin snoobi vaatepunktist, aga iseenesest see, et see keskväljak ei oleks mitte ainult aasta 2021 kaasaegse arhitektuuri ajakirja stiilinäidis, vaid et ta oleks funktsionaalne ja et selles funktsionaalsuses peituks selle keskväljaku ilu mingis mõttes, et ta ajendaks kokku tulema, et ta pakuks seda võimalust luua vaheruume, kus saaks toimuda kohtumised inimeste vahel, kes ehk ei jaga mingeid arvamusi. Jah, sest tegelikult on raske inimesi kutsuda lihtsalt mõttetult, teeme arengukava. No ei ole, see ei ole midagi põnevat. Aga kui sa arutad, mis meil siin platsi peal olla võiks, ma arvan, see on nii hea võimalus. Nii paljud haaraks sellest kinni. On ju, et miks seda ära ei kasvatata? See on nagu nii lihtne kaasamise. No ma arvan, et päris ilma arhitektideta ma mingit suurt asja ei lahendaks. Aga mis ma tahan öelda on see, et hea avalik ruum kogukonna või kodaniku jaoks, minu jaoks kõlab midagi sellist, nagu sa kirjeldasid. Seal on kohti, kus on, ma ei tea, vanaemast sisulist imikuni midagi teha, et sa tahaksid tulla õue ja olla seal õues, et paljudes kohtades ei ole seda õnne. Meil Elvas on väga funktsionaalne keskväljak, tulge külla, kui te ei ole veel käinud ja tõesti, seal ei ole mitte lihtsalt kena, vaid seal on ka midagi teha, et ei pea olema ainult ilus ilm, vaid ka kehvema ilmaga sa saad seal, ma ei tea, malet mängida või midagi muud teha. Ehk siis tasuta kättesaadav kõigile, olenemata, ma ei tea, taustast, keeleruumist, kõigest. Loomulikult peab olema selle kogukonnal õigus kaasa rääkida sellest, kas see sobitub neile. Elva näitel ka oli suur jama alguses Sõstrapõõsaste vahel, kohalikku kogukonda üldse ei kõnetanud ja siis arhitektid muutsid lahendust ja tulid sellele vastu ja täna mina ütleks, et kohalik elanik kasutab ka väga suure rõõmuga seda, mitte ainult külalised ja see peakski olema, et see peab olema kohaliku elaniku jaoks esmajärjekorras, mitte ainult selleks, et saaks ägedaid pilte teha. Jan. Minu arust Eestis üks musterprobleem või tegelikult üks kohutavalt suur küsimus on see, sa ütlesid, et halva ilmaga saab ka, aga tihti meie hea avalik ruum on mõeldud kasutamiseks mai lõpust augusti lõpuni. Siin Paides selles mõttes seesama ruumi eksperiment tegelikult illustreerib seda, see pannakse üles suvel ja võetakse sügise hakul ära. Et küsimus sellest, et kuidas see ei tule kellelegi üllatusena, et Eesti on parasvõtmes. Nii see on, jääb veel mõneks ajaks nii. Aga selles mõttes küsimus sellest, et kuidas luua funktsionaalset head avalikku ruumi, mis pakuks võimalusi ka sellel perioodil, mida on 9 kuud. Kunagi Helen Sooväli-Seppinguga kohtusime ja siis arutasime sedasama küsimust ja tema tõi näiteks selle, et kuidas Skandinaavia riikides päris mitmetes on lihtsalt kultuuriline eripära kuuma šokolaadi ja kardemonisaiakeste söömise poole. Ja kuum šokolaad ja kardemonisaiake aitab muuta avaliku ruumi ka talvisel perioodil elavaks. Tallinna vanalinnas see toimib peaaegu glögi pealt. Aga kõik need teised väikesed kohad, et seal just nimelt see aastaringne avalik ruum on tegelikult hästi suur küsimus. Ja teine asi, mis on hästi äge, meil on praegu üldplaneering koostamisel ja on tulnud taas soov selliste kogukonnaaedade järgi, mis on võib-olla suurlinnade Tartu, Tallinn teema olnud ja samamoodi kogukonnaplatside üle, et inimesed tahaksid, et olekski selline kooskäimise koht ka siis, kui sa elad linnas. Ja kogukonnaaed selleni välja, et see võiks ollagi mingite täiesti söödavate asjade kasvatamiseks, kus see teadmine ka tuleb kohtadest, kus võib-olla muidu eeldatakse, et teadmisi ei ole. Aga ma selle läbi aasta kasutatavuse kohta ütleks ka, et tegelikult seni, kuni meil ikkagi veel nagu talv on, mis siis ikka, et ongi mingid perioodid, kus inimesed ei pea olema tingimata ninapidi koos, et võib-olla tahetaksegi natuke puhata ja ma ei tea, käsitööd teha nagu vanasti ja tulla siis pärast. Talvel pimedas tuledega väga romantiline. Kui seda pidevalt ei kasutata, ei pea suhtuma umbes nii, et me oleme ebaõnnestunud ja läks vussi, et tegelikult see on ka okei, kui ei kasutata. Okei. Viimased 5 minutit küsida küsimusi. Arvata veel publiku seast. Ma vaielda vastu öelda, et see kõik on jama. Need ei tule siia, kes liiavad. Hallo. Arto Saar, Järva vallavanem.
Järva-Jaani lähedalt siis. Tore. Et Järva-Jaanis muide kogukond hakkas elama ja just sai peenra endale kasutada, et tuleb kogukonna peenar. Aga ma tahtsin kaasavast eelarvest rääkida, et kuidas see Eestis siis läinud on, et Järva valla puhul meil on kogukonnad tülli läinud sellepärast, et 2 suuremat kogukonda saavad, Järva-Jaani Koeru, mõlemad on 1000 elanikku, võtavad noosi. Nüüd tehti niimoodi, et 3 aastat on, need ei saa, need nii-öelda asustusüksused, aga saab siis selle suure asula naaberküla hoopis ilmselt. Et need antakse õlg alla, aga Imavere, Koigi ja Ailbu naabrid ja need kogukonnad ei saa üldse. Et kuidas, võib-olla Elval on hea näide, et kuidas see nagu hästi läheb, et jah, palun. Kõik sõltub sellest kaasava eelarve ülesehitusest, et ühtepidi meie oleme küll seda meelt, et ühtki kogukonda, kes eelmisel aastal võitis, peaks välistama, see läheb tegelikult ju kaasava eelarve põhimõtetega vastuollu, et miks peaks sellel kogukonnal olema pärast üldse motivatsiooni, aga meie näide ütleb ikkagi seda, et meil on niimoodi, et meil saavad rahastuse 3 ideed, peavad olema erinevatest piirkondadest ja igal aastal on tegelikult Elva linna, üks idee on tavaliselt Elva linnast, aga see ei ole üldse esikoha idee alati olnud. Meie näide ütleb, et väikesed kogukonnad mobiliseerivad ennast väga hästi ja teevad väga ägedat kampaaniat ja mina ütleksin, et võti on selles kampaanias. Et ma ei tea peast teie seda kaasava eelarve määrust, mis seda korda reguleerib, kuidas täpselt te toimetate, aga jah, meil on selline võimalus, et igal aastal saavad kõik esitada. Me oleme soovitanud, kuna meil toimetavad piirkonnakogud, et hästi äge oleks, kui ühest piirkonnast oleks üks idee või te olete nagu oma kogukonnaga selle läbi rääkinud, et teil on toetajaid. Ja meie hääletusel saavad tegelikult häält andes inimesed anda mitmele ideele ja siis tehaksegi erinevaid selliseid kampaaniaid koos ja ilma ja meie näiteks äge Kirepi kogukond, kus tegelikult ma ei tea, ma võib-olla eksin numbritega, aga elab 150 inimest, sai kaasavast eelarvest eelmisel aastal rahastuse, üle-eelmisel aastal rahastuse, eelmisel aastal Rämsi kogukond, samuti 200 inimest. Et meie näide ei toeta seda, mis teie välja tõite. Et kõik sõltub sellest, kuidas te olete selle süsteemi üles ehitanud. Ja mis on kaasava eelarve puhul meie jaoks vallas väga oluline väärtus, on see, et need ideed, mis ei saa rahastust, need on ju meile teada ja me leiame võimaluse, et need kuidagi teisiti ellu viia. Oleme kasutanud erinevaid liidrivõimalusi või teinud ise ära, et see tegelikult ju ühtepidi inimesed ütlevad kogukonnas selle vajaduse välja ja see tegelikult lihtsustab meie tööd, vaadates seda, et kuhu piirkonda midagi vaja on. Ma loodan, et ma vastasin küsimusele. Räägime. Veel keegi tahaks küsida või arvata? Kui ei, siis me saame teha nii, et arutelu saab jätkuda sektsioonides. Te võite nad nagu kinni püüda ja küsida eraldi, aga mina siit lõpu küsimuseks küsiks, et kui oleks vaja koostada eluterve kogukonna retsept ja seal saaks olla 4 koostisosa, siis mis need olema peaks? Igaüks saab öelda 1. Ma võtan kiiresti siis ära selle sõna, muidu võtab, et see oleks hoolivus teistest, et hoolivus oleks see sõna, mille siis sinna sisse tuleb visata. No jah, avatus. Ja ma lihtsalt, mina ütlen üllatavus. Väga hea, siis ma saan öelda dialoog, ma tahtsin öelda midagi taolist. Hoolivus, avatus, üllatavus ja dialoog. Aitäh teile selle väga põneva ja mitmekesise arutelu eest. Aitäh teile kuulamast ja kaasamõtlemast ja küsimast. Ja ma ei hakka seda küsimust küsima, et kas siis on vaktsiin või ei ole. Niikuinii on, et siin ei ole nagu mõtet selle peale aega raisata. Peaasi, et on viis, et tõestada, et vaktsiin on nagu saadud. Ja just. Okei, aitäh teile ja on meil üks arutelu. Aitäh. Aitäh.